see on loomulik, et armastus on selline, et ta on küll tingimusteta, aga mõnes mõttes teda on vaja nagu tõestada. Et see teine osapool siis nagu sulaks, tema süda sulaks. Ütleme, et ema pool ka sünnid, keegi teenib siin, ema, isa, eks ju. Suhtelt nagu normaalne, et nad ongi sinu orjad, kuskil alateadlikud, nad hoolitsevad, ise nad tõid sind siia ilma, mingi selline, sa ei mõtle. Siis vanemaks saad aru, et ahaa, et nad on erinevates olukordades tõestanud oma armastust. Isegi kui sa ei ole olnud nende ideaalne poeg, eks ju. Erinevatel rasketel situatsioonides nad on ikka alati olnud olemas, eks ju. Ja siis mingi hetk süda hakkab nagu sulama, eks ju. Et sa mõtled, et vau, et mis tüübid ja hinged, et kuidas nad on andnud endast parema ja sul see armastus nagu tärkab ja sa saad aru küll, et seda ei saa võib-olla tasuda, seda on võimatu tasuda, aga sa ikkagi nagu üritad siis endast parima anda, seda rohkem hinnata ja kuidagi neid meeles pidada ja nende eest palvetada ja vähemalt palvetada, eks ju, iga päev ema, isa eest. Kuigi mis palvejõud minul on, eks ju, aga ikkagi sa näidata Jumalale, et see on üks asi ja teine asi on see, et meil võtab aega ka aru saada, eks ju, läbi teadmiste, läbi kogemuste, et kuidas see loodus ja loodusseadus toimib, et Jumal armastab meid, et kuidas ta iga hetk, iga sekund, kas me usume temasse või ei usu, kuidas ta on meile võimaldanud siis erinevaid elamusi ja läbi meelte ja igasugust lahedaid asju, eks ju. Ka vits on olnud, eks ju, aga mõtlen, et enamus aja on olnud ikkagi nii palju asju, mille on öelda, et vaatad lille, kuulad muusikat, teed sõpradega nalja ja nii edasi, eks ju. Et see hunnik on niivõrd suur ja saad aru, et nende energiat taga on keegi elus olend, eks ju, kes võimaldab, kes tõestab sulle armastust ja kui sul tekib noorest peast mingi huvi, et mis on elu mõte, siis ta on veeretanud su teele inimesi, pühakirjad, templid, pühad paigad, emake loodus läbi erinevate aspektide, elu aspektide, nii palju nektarit ja abi ja õnnistusi, eks ju. Sa saad seda ka aru ja siis sa mingi hetk seisad sellise piiri peale, saad aru, et selle ema armastuseni, et okei, Jumal, et sina oled pannud teemasse, sa oled kõik õieti teinud, sina oled tõestanud oma armastust minu vastu ja ma tunnen seda, võib-olla mitte veel 100% teadvust, aga see väike protsentki sellest piisab, et öelda fantastic, eks ju. Et sa oled ikka Jumal, ikka lahe tüüp, eks ju. Nimetame sind Jumalaks, Krishnaks või Allahiks või Taurapitaks, ükskõik kuidu, et selle looduse taga, selle looduse taga on siis keegi imeline olend, kes on siis ka ülihingena, pühavaimune minu hinge kõrval, eks ju, sees ja väljas ja alati olemas. Ja nüüd on küsimus, et minu valikuvabadus, see väike valikuvabadus ja minu teadus, et Jumal on tõestanud oma armastust, nagu ema, isa puhul me saame ikkagi midagi teha. Nüüd, mida sina teed, eks ju, ma ikka endale küsin ka ja vaatan ja hämmastan, et huvitavad isegi, kui ma aru olen saanud ja olen nõus kõigega, et Jumal võitis, Jumal on hea, armastav ja temal ei ole iha, viha, kadedust, eks ju, minu suhtes, ta on ainult head tahtnud. Siis näed, kuidas see vana rong, eks ju, see keha samastamine ja see materiaalse maailma hirmude ekspluateerimine, kuidas see siis funktsioneerib ikka veel luubina edasi. Et seda imestada, et peaks nüüd siis see andumuse protsess olema, et ma näen kõiki elus olendid õdede ja vendadena, hakkan kõike teenima ja Jumalaga proovin ise ja teisi ja kõike ühendada, eks ju. Aga see protsess nii valuline, et see on hämmastav minu jaoks.